Jipp ja Janneke. Beebi sarnaneb põrsaga. Mul on väike täditütar, ütleb Janneke. Tahad vaatama tulla? Kus ta siis on, küsib Jipp. Oma kodus, ütleb Janneke. Ta just alles tuli sinna. Ta on nii väike. Nii väike nagu nukutirts, küsib Jipp. Veel väiksem, ütleb Janneke. Ja nad lähevad koos täditütre juurde. See on minu tädi, ütleb Janneke. Sa võid ka teda tädiks kutsuda. Te peate hästi tasa olema, ütleb tädi. Kõndige kikivarvul, beebi magab. Jipp ja Janneke käivad kikivarvul. Beebi lamab hällis, väikeste kardinatega hällis. Nad tõmbavad kardinad tasakesi eest ära. Oi, kui väike, ütleb Jipp. Tohutult väike, ohetab Janneke. Kuid samas ärkab beebi üles. Ja ta nutab. Ta nutab väga kõvasti. Miks ta niimoodi nutab, küsib Janneke. Minu nukutirts ei nuta kunagi. Ta nutab, sest ta tahab süüa, ütleb tädi. Ta on täpselt põrsa moodi, ütleb Jipp. Talunik Janseni põrsa moodi, sellel pole ka juukseid. Kas sina, Jipp, tahaksid ka väikest beebit, küsib tädi. Kas sa ei tahaks endale väikest õekest? Ei, ütleb Jipp. Ma tahan meelsamini päris põrsast. Aga kas ta mängida juba oskab? Ei, see laps veel küll mängida ei oska, ta on alles liiga väike. Jipp ja Janneke saadetakse toast välja. Minu arust pole seal küll miskit vaadata, ütleb Jipp. On küll, ütleb Janneke. Ta on nii armas. Ja sul pole üldse täditütart. Ema, hüüab Jipp. Kas mul on täditütar? Muidugi, ütleb ema. Sul on ju Minneke Ammersfortis. Ta on juba 6-aastane, tema ongi su täditütar. Nägid siis, ütleb Jipp. Mul on küll täditütar, ta on juba 6, tema ei ole põrsa moodi. Ja nüüd saab Janneke vihaseks. Ja läheb minema. Mine nüüd kohe tema juurde, käsib ema. Ja ütle, et see beebi on sinu arvates ikka üks päris armas põrsas. Seda Jipp teebki. Ja pärastlõunal on juba kõik hästi. Igaühele üks suutäis. Janneke pistab pea ukse vahelt sisse. Ma lähen õue mängima, ütleb ta. Kas tuled ka? Ma ei tohi veel tulla, ütleb Jipp kurvalt. Ma pean veel 6 tükikest võileiba ära sööma. Millega see võileib on, küsib Janneke. Hiirtega, ütleb Jipp. Šokolaadihiirtega. Mina söön 2 ära, ütleb Janneke. Ja sina ka 2, ja siis ongi otsas. Kumbki sööb oma tükid ära, kuid ometi jääb veel 2 tükki järele. Mõlemale veel üks suutäis, ütleb Janneke. Ja kui kumbki on oma suutäi ära söönud, on ikka veel 1 tükike järel. Mina ei taha enam, ütleb Janneke. Mina ka ei taha enam, ütleb Jipp. Aga kas karu on juba söönud, küsib Janneke. Ja, ütleb Jipp, ta on juba 4 võileiba ära söönud. Kuid võib-olla soovib ta veel 1 väikest tükikest. Ja koos annavad nad karule veel 1 tüki võileiba. Aga karu hoiab oma suud kõvasti kinni. Näed nüüd, ütleb Jipp, tal on ka juba kõht täis. Ta peab sööma, ütleb Janneke. Ta peab suureks ja tugevaks kasvama. Ja siis proovivad nad veel kord. Nüüd on otsas, ütleb Jipp. Ja tõepoolest. Leib on kadunud. Ainult puru on veel järel. Lähme välja mängima, ütleb Janneke. Ja kui nemad õue lähevad, jääb karu üksi laua taha istuma. Ta on võist kleepuv ja šokolaadihiirtest üle kere pruun. Aga ta paistab väga uhke olevat, et ta 4 võileiba ära sõi. Ja 1 väikese tükikese veel peale kauba.